Tervist! Mina olen Aris Kirista, ma olen Võrumaalt pärit kooliõpetaja, kes on uurinud üle 30 aasta Setomaa asustuslugu ja viimase aja, ma ei ole keeleteadlane, ma olen tegelikult sellise arheoloogia haridusega ja ma olen püüdnud nagu seostada just nimelt kohanimesid, asustust, arheoloogiat, asustuse muutumist, kohanimede muutumist ja nii edasi. Ja ma nüüd päris ei ütle, et ma juhuslikult sattusin siia neid asju nagu nendega tegelema. Kui ma Tartus natuke rääkisin nendest asjadest, siis ma hakkasin kõnelema oma keelen, aga ma mõtlen, et äkki kõik ei saa arva, mis ma kõnelen. Et siis ma võtan ikkagi riigikeeles. Ma võin kõnelda küll, ma oli 2 nädalit. Ei, ma ikkagi räägin nagu riigikeeles, pärast on mingi jama. Et ühesõnaga, ma kindlasti ei ole see inimene, kes ütleb, et ma nüüd tahan anda lõplikku vastust ja kindlasti mitte see inimene, kes ütleb, et oi, ma olen nüüd kõige targem ja mis iganes. Aga alati peab olema natuke sellist julgust, pealehakkamist, huvi, et hakata mingi asjaga tegelema ja kuna see on nagu selline kõrvalteema olnud minu nagu Setomaa asustuse uurimisel, siis olen ma ka selle supi sisse sattunud. Ja millest ma siis räägin? Tšuudid ja setod, 2 huvitavat sõna on ju. Üks selline tubli vene kohanime uurija, toponüümika uurija Valeri Vassiljev, kes töötas pikka aega Novgorodi, mis ta seal oli, uurimiskeskus ülikoolis, nüüd ta töötab Moskvas, on üks põhilisi selliseid selle piirkonna uurijaid, toponüümika uurijaid. Teine, keda ma siin välja toon, on siis Pauli Rahkonen. Ja lugesin siin viimase, 20 aasta töid ja kõik räägivad, et ei ole siin kuskil Pihkva Peipsi järve taga või Pihkva järve ümbruses ei ole nagu eriti selliseid soome-ugri või mis iganes, ütleme, Läänemere soomepäraseid kohanimesid. Ja siin ma komistasin nende tšuudide otsa. Loomulikult, kõik me ju teame, et juba Lomonossov kuskil seal paarsada aastat tagasi oli võib-olla esimene, kes hakkas nagu avaldama mõtteid teemal, kes need tšuudid olid. Me teame, et pärimust on väga palju, pärimus ulatub välja kuni Paikali järveni. Seda on väga palju käsitletud, raamatuid kirjutatud ja nii edasi. Aga igal juhul, nagu te näete seda kaarti, mille Pauli Rahkonen avaldas, näete, need täpid tähistavad siis sellist tšuudi toponüümi. Ja kui te vaatate nüüd seda Pihkva järve, siis ütleme Pihkva Velikaja või siis Pihkva ema ja jõgikonas, sisuliselt toponüümika puudub, pole olemas. Mida siis on arvatud, ütleme, nende tšuudi nime kui sellise päritolu kohta? Neid teooriaid on hästi palju. Selliseid tõsisemaid arvamusavaldusi on hakatud siis avaldama, ütleme, 20. sajandi alguses. Siin on üks saksa päritolu keelemees, keeleuurija, kes tegelikult avaldas ka oma töö Peterburis 2014. Kõigile tuntud, et see tähendab siis nagu rahvast, see tšuda, fiuda. Mis on siis nagu ütleme, Indo-Euroopa tüvest sõna, eks ole. Samas väga levinud, ütleme, Rootsi uurija Wiklund, kes juba 1911 käis välja, et kuna saamidel on väga palju seda sellist tšuudi pärimust ja nendel on väga palju seda sõnavara, et siis ta nagu, just nimelt, ega need tšuudid, ega need saamid tähendab tšuudide kohta väga hästi ei ole öelnud, on ju, pigem on nad sellised, kes neid vaheseid saame kiusasid. Ja loomulikult me teame kõik vene keele baasil, eks ole. Meil on vene keeles väga palju sõnu, tšudnej, tšudak, tšužoi, võõras, imelik, imeline, miks mitte. Ja loomulikult on siin ka nii eesti kui soome keeleteadlased, ütleme, nii siin Mägistest alates kui ka ütleme siin hilisemate uurijatani on siis püüdnud seletada siis Läänemere saame keelte baasil, eks ole. Ja loomulikult tuntud vene keele teadlane Rufjogieva
kes siis juba omal ajal käis välja uurides just nimelt sellist Põhja-Vene toponüümikat, Metsis näiteks või nii edasi. Nüüd Petri Kallja küll viimasel ajal, keda nagu peetakse kõige selliseks põhjalikumaks uurijaks ja teda nagu viidatakse päris palju, et kui ta nüüd ise loete, kes seal tagant nüüd näeb, kes ei näe, siis tulge ettepoole. Et siis tõesti, eks ta sealt kuskilt võibolla germaani keelte poolt või vana ütleme seal alggermaani päritolu see sõna võiks ju olla, aga neid teooriat, ma ütlen uuesti, on hästi palju. On ka siin vene keele baasil, on ka see, kuidas tulid siin variaagid Venemaale, kuidas see siis keelevahetus toimus ja mis iganes. Nii et see teema on selline, mida ma parem rohkem puutu. Nüüd tegin siin väikse kaardi, just nimelt kõik teavad Vene algkroonikat, eks ole, kuidas see on meil, Povest Vremeni Hliet, eks ole, mainib siis alates, see on kõik pärimus, eks ole, nagu me teame, 859, 862, see on see kuulus legend variaagide kutsumist Venemaale, et kuidas siis mainitakse eri allikates, eri kohtades neid rahvaid, kes siis nagu pärimuse järgi olevat siis sellele Vene riigile aluse pannud, eks ole. Ja nende seas loomulikult mainitakse ka, nagu te näete, tšuude, sloveenid, merialased, vessid, oletame, et nad on ikkagi nagu vepsast eelkäijad, samas me ei ole kindlad, kriivitšid ja need samad variaagid, eks ole, kõik teavad Läänemeri, More Varjaške, Varjaagi meri, eks ole. Nüüd, millal siis me hakkame nüüd töötasin läbi Pihkva Novgorodi kroonikat, ma loodan, et kõik, ja vaadake see järel, see NPL, see on siis Novgorodskaja Perve letopis, ehk siis Novgorodi esimene letopis, kroonika, ja siis taga on siis need spissakid, erinevad siis variandid, mis on säilinud tänase päevani, et eri kohtades on siis eri asjad ja loomulikult kõige tuntum esimene 1242 Tšutskoja ozero, eks ole, Tšudi järv, meie jaoks siis Peipsi järv. Siis juba tuleme nagu meile siia lähemale, 1427 juba Võõksuküla juurest räägitakse tšuudidest, juba ütleme seal 1459 see Naroškin ja see on siis Rohitsa ehk siis see Kaamenka saar Pihkva järves. Osa nendest võiksid inimestest, keda mainitakse siin tšuudidest, võiksid olla siis ka mitte ütleme Liivimaa talupojad, Võrumaalt või Võrukest eelkäijad, siis võib-olla ka ikkagi nagu setod eelkäijad. Ja nüüd, nagu te näete, see kirjapilt on selline, et kui algul räägitakse tšuudidest, tšuud kas mjäkiznakiga lõpus, tšuud tjordiznakiga mõnikord on, ehk siis tugevdusmärgiga lõpus, ja kuskil 1444 tegelikult ilmub juba selline sõna nagu tšuhnov. Ta algul kindlasti on etnonüümina, aga hiljem võib olla ka näiteks lisanimena, hüüdnimena, mis iganes, et ega me täpselt ei tea. Igal juhul, nagu te näete, 15. sajand kroonikates räägitakse tšuudidest kui tšuhnadest päris palju. Nii, näete, siin on nüüd siuke huvitav tabel. Teeme kohe copyrighti. Et need esimesed, mis ma teile just ütlesin, esimesed sellised nimekujud, tšuid, et just nimelt sellisel kujul esinevad siis Vene kroonikates aastatel 862 ja 1241, mis on siis, näete, juuga või siis huuga, eks ole, nagu erinevad on kroonikates. Ma arvan, et see ei erista mingid rahvaid, see on lihtsalt, kuidas see kirjakujul ja häälduskujul on üles kirjutatud erinevates kroonikates. Igal juhul on mõlemad esinevad meil kroonikates. Ma ei ütle, et nad on nüüd mingite selliste setode esivanemad, eks ole. Ma ütlen, et nad on Läänemere Soome või Uurali rahvas, keda on mainitud Vene kroonikates. Ja nagu me juba rääkisime ja algasime, vaadake see 15. sajand, aga näete, nimekujud jätkuvad, tšuudid tulevad välja kuni tegelikult, ütleme seal kuskil 16. sajandini, siis saab valitsevaks tšuhna,
etnonüüm algul kindlasti. Hilisemates allikates, kui on kirjutatud Tšud, see on küll juba ümberkirjutus. Näiteks Kiievi metropoliit, isa Jevgeni ehk Polhuitinov, tema siis kindlasti räägib selle oma tuntud Irboska kroonikas, just nimelt juba tagant järele nagu nendest asjadest. Ja vaadake, kuidas asjad muutuvad. Ja siis ilmub järsku 19. sajand poluvjertse, poole usuliselt, eks ole. See on nüüd kindlasti setod. Siin ei ole üldse mingit vaidlust, eks ole. Ja näete, tuntud Hartmanni 1860, eks ole. Kuigi võib-olla selline mees nagu üks vastlane kaupmees Stein oli esimene, kes saatis nii Veskele kui Wiedemannile, saatis oma üleskirjutusi, et ka tema võib-olla juba kasutas. Järelikult sellel ajal 19. sajandi keskpaigas on see setu sõna läinud kuidagi ka kohalike inimeste just võrukeste keelepruuki. Et see väga huvitav. Ja näete, edasi meie õpetatud inimesed Kreutzwald ja Kallas ja Veske ja nimetavad need ka Pihkvamaa eestlasteks, eks ole, ja hiljem nimetatakse neid ka siis Pihkva eestlased ja 20. sajandi alguses ka Petseri eestlased. Ja nagu te näete, olen eri värviga välja toonud, et millal siis lõpeb ära nagu nende poluvjertside nimetamine kuskil 20. sajandi algul, eks ole. Ja valitsemaks saab siis nii Eesti ajal kui ka Nõukogude ajal ikkagi setu ja siis nüüd viimastel aastakümnetel siis on olnud nimetused paralleelselt ja siis praegu siis on peamiselt seto. Aga lähme edasi, mida ma ei jõua tunni aega hakkama. Räägime 2 nädalat. Nii, ja nüüd üks kaart. Panin siis Setomaa kaardi peale sellised erinevad nimekujud, mis on siis kroonikates ja millistes külades on siis, ütleme, kroonikate järgi mingid nimevariandid üles kirjutatud. Väga suur abimees on igasugused Petseri kloostri kirjeraamatud. Väga suur abimees on 1585 Pihkva kadastri või ka maksuraamatud, me võime neid erinevalt nimetada. Nii et vaadake, see põhjapoolne Setomaa on ikkagi kaunis tihedalt neid nimetusi täis. Vaadake, see on nagu tegelikult teatud määral juhuslik see üleskirjutus. Kes kirjutas, kes nimetas, kus on, kas Pihkva allikates, Petseri kloostri allikates on mainitud. Kõige parem loetel on 1652, just nimelt Petseri kloostri allikas, mida on viidanud ka Jüri Truusmann. Ja tõepoolest, see on üks hea allikas, mille järgi me saame nagu väga hästi just nimelt öelda, mis külades. Nii, see on keskmine osa Setomaast, eks ole. Meremäe kant, näete, täis, ütleme just tšuhnaade nimetusi, aga väga palju, kui te vaata näiteks Vasserinad siin vasakul pool, eks ole, just nimelt piirialadele. Seoses sõjakäikudega on väga palju räägitud tšuud, tšuhnaa, mõlemad täiesti olemas. Tõsi küll, arvatavasti enamus nendest üleskirjutustest käivad siiski Liivimaa talupoegade kohta, just nimelt võib-olla peamiselt just nagu võrukeelsete inimeste kohta, aga nagu ma enne ütlesin, mitmel juhul näete seal paremal kätt need 3 üleskirjutust, kes näeb, need on seoses Pihkva linna ründamisega. Erinevatel aegadel, kui siis orduvägi või siis mingi tšuhnaa läks ja pani Pihkva krombi põlema, Pihkva kindluse siis, ja selle eest see tšuud siis ka põletati seal. Oli see vist 1480, kui ma nüüd peast ütlen. Nii et väga huvitav. Teatud määral see kaart markeerib ikkagi, nagu öeldakse, setode asustusala, eks ole. Vaadake, kui te näete need helesinised täpid, need on need ajaloolised Seto külad ja need punased täpid on siis ajaloolised Vene külad, eks ole. Nii et ja kui ma olen nüüd suurema mummu teinud, siis see nagu tõestab siis, et see just niimoodi on, eks ole. Lõunapoolne osa Petserimaast on kaunis hõre. Siin tooks välja ainult Luhamaa ala, kus kohas on siis kroonikas räägitud, et tolleaegne Petseri kloostri kuumen Kornelius 1539-1541 asustas siis
musta metsa, tumessa metsa, v Tšornom lessu asustas siis elama, temal on nimetatud need džuudid ja ka venelased ja siis hilisemad uurijad on välja lugenud, et ka lätlased, aga mina seda nagu ei ole sealt leidnud, igal juhul on see täiesti olemas. Nii, aga nüüd hakkasin siis vaatama neid erinevatest allikatest neid Seto või Petserimaa koha ja küla nimesid, et kus ma siis leian neid džuudi ja džuhnaa siis toponüümikast nimesid. Ja tõesti seesama Pihkva kirjaraamat, mis on avaldatud 1913, eks ole, Moskvas 1585, Džerivne Tšutskoja. Ja hilisematest allikatest täpselt samamoodi, Tšutskoi Kanjets. Siis on üks küla, mis on tänaseks päevaks võib-olla kadunud, mis on endise Miikse karjamõisa kohal, mis on seal Vassilina all natuke. On siis Tšutskoja selo, siis on Tšuhnova, mis on Laurast natuke allapoole, kui te teate nagu seda Petserimaad. On Tšuselkova, hiljem Tšuhnova, siis on Molosva küla, suur küla, küla kogukonna keskus Molosva, mis on sinna järve poole, ütleme Saatsest, kui te lähete, on siis tõesti Tšutskaja ja Tšutskoi Kanjets, eri allikates, eri vene kaarditel, eri kohtades. Kuni ütleme sinna 20. sajandi alguseni välja. Noh, tundub Pihkva uurija Vassiljov, eks olen sellest kirjutanud oma tuntud teoses. Nüüd, seesama Polhvitinov, ehk siis isa Evgeni 1818, kui ta olles Pihkva, mis ta oli, piiskop, käis ka Irbaskas ja väidetavalt kaevas kalmeid Irbaska kõrval. Ühel pool teed, kui ta hakati Irbaskast minema Petseri poole, siis vasakut kätt jäävad Tšutski magile ja paremat kätt jääb siis Slovenski magile. Nii et ühel pool teed on nagu džuudi kalmet ja teisel pool on siis need slaavi kalvet, hästi huvitavad, aga kuidas eristatakse. Nii, siis on üks selline küla, mis asub Optjoki ääres, on Nove Kudinagora küla. Seda on kirjeldatud kui Tšutskoi Kanjets ja siis on Tšütsine Veski, mis asub Piusaal, Tšuudino. Siis on džuudi kalmet, on Jüri Truusmann 1885 oma välitöödel üles kirjutanud ka Lissja külas. Lissja on see huvitav küla, see asub pool saarel Pihkva järvel, seal on vana linnamägi, hästi huvitav kant. Noh, praegu ei saa kahjuks minna, muidu läheks kõik koos, on ju. Ja siis on seesama Tsätski nulk, mida siis, ma ei ole päris kindel, aga samas on üles kirjutused ja Mare Piha välitöödelt siiski on andmed, et seda ka nimetati Tšutski Kanjets, džuudi lõpp, eks ole. Sõna Kanjets tähendab küla lõppu, asustuspiiri lõppu, ka küla osa, sest vaadake seesama Molosva küla või Molosa, seto keeli, see tegelikult 18. sajandi jagunes 4 osaks. Oblitsova, Lapin Kanjets, Molosva ja Tšutskoi Kanjets. Hästi huvitav. Ja see Tšutskoi Kanjets on just nimelt selle Molosva küla või Molosa küla, ütleme selline edelapoolne osa, mis jääb siis sinna Saatse poole. Kui huvitav, et üks suur küla, mis on nagu mitte kirikuküla, vaid on nüüd siis kogukonnakeskuse küla, on jagatud 4. Et väga huvitav. Tšuhnina puustus Irbaska lähistel, Tšuhnina. Nii et sellised kohanimised on, ma näitan nüüd kaart ka siin äkki juures. Aha, ma ei tea, taha vist paistab halvasti, on ju. Rääkisin, see on see Lissja siin üleval, on ju, kalmed, see on see Tšutskija magil Irbaska lähistel, see on see Tšutskoja selo siin Vatsina all. Ja ülejäänud vaadake, kui huvitav need ülejäänud sellised Tšutskoi Kanjetsi või Tšudino või mis iganes kohanimed joonduvad nagu täna või ütleme ajaloolise seto vene asustuse piirile. Ja nüüd, kui me loeme, mida on siis kadunud Jaak Simm kirjutanud seoses tema 1967 ja 70 oma töödes, sest just nimelt on ta öelnud, et see on nagu selline asustus, mis on piiri peal, mis asub siis nagu asustuse nagu vahel, et ühel pool venelased, teisel pool eestlased. Ja ka näiteks,
Vladimir Dal, eks ole, oma sõnaraamatus ütleb, et see on siis sageli ka asustusüksuse osa, nagu ma teile selle Molosva või Molose küla kohta ütlesin, eks ole. Marje Joolaid, uurides Vepsa külasid ja eriti seda Lõuna-Vepsa piirkonda, on toonud välja väga huvitavaid asju, mida ma, väike reklaam sellest ettekandest on ilmunud selline natuke kompaktsem asi või ilmumas Lõuna-Eesti keelekultuuri, Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti kultuurikeskuse topeltnumbris, peaks varsti välja tulema, nii et vaadake. Nüüd Marje Joolaid ütleb, et tõesti, et Kanjets ei tähista Vepsamaal Vepsa asustuse lõppu, kuid ta tähistab ikkagi asustuspiiri. Sest vaadake, ka Vepsamaal on toimunud, tegelikult Lõuna-Vepsamaal eriti, on toimunud see asustuse muutus. Võib-olla kohanimed on isegi jäänud nagu Vepsa pärast, eks on nagu paralleelselt, aga igal juhul näitavad sellised Tšutskai Kanjets täpselt samamoodi Vepsamaal. Tähistavad sellist piiriala. Nüüd on siin väga palju üleskirjutusi. Pilt läheb kirjuks, aga igal juhul juba Mira Fortsev, üks Pihkvamaa mõisnik, kes oli selline tubli uurija, on juba rääkinud sellest, et sõna tšuhna tuleb sõnast tšuud. Ja tema juba ütleb, et nemad olid siis Läänemere soomlased. Nüüd Billenstein, kes on siis baltisaksa uurija, kes käis Latkale idaosas Märdzene mõisa piirkonnas, ütleb, et neid kohalikke kutsuti ka tšuudideks. Aga vaadake, me kõik teame, et see piirkond tegelikult on ju kelle keeleala. Seal on ju Lutsi keelesaar, eks ole, miks mitte. Suhteliselt lähedal ju selle Vene piirile, kus teispool on Krasna keelesaar, eks ole. Nüüd Anton Spreidaks, üks Läti uurija, tema ka on käsitlenud väga palju ka etnonüüme, näiteks nagu tšuuts, mis on just nimelt Latkale eripära, eks ole. Seesama Rufagieva, kellest ma rääkisin, eks ole. Tema ütleb, et sõna tšuhna ja tšuhhar tähendavad siis vene keeles, ütleme sellist nagu musta räpast, halba, kasimata inimest, eks ole. Ja et tšuhna võis olla tema arvates nagu lokaalne nimetus Novgorodi piirkonnas. Noh, see on tema arvamus. Nüüd tuntud vene keele mees Popov, eks ole, oma teoses 1981 toob välja mitmed sellised tšuud eesliitega kohanimed, ütleme, peamiselt küll Oudova piirkonnas, aga ka seesama Peipsi järv, eks ole. Ja Riho Grünthal oma väga põhjapanevas artiklis just nimelt nende etnonüümide kohta käsitleb ja põhjalikult ka tšuudi nimesid, tšuudi temaatikat. Soovitan lugeda, kui saate kätte. Paljud on kindlasti lugenud, väga hea kirjatükk. Ja seesama Valeri Vassiljev, kes siis ütleb, et kindlasti nende sõnadel tšudinets, tšuhna on kindel etniline tähendus, et need tähendavad kindlasti, ütleme siis mingit Läänemere Soome elanikul on Novgorodi maa piirkonnas, aga võib-olla ka natuke sellist võõrast, ta uurinud päris põhjalikult Novgorodi toponüümikat, et miks mitte. Läheme edasi. No nii, ja nüüd minu põhitöö ja põhikaart. Võtsin ette nii palju, kui ma sain, Vene verstakaardid, igasugused perekonnaloo asjad, külad, ühesõnaga kõik, mis sain. Pihkva Novgorodi vanad, kuidas neid nimetada, mitte Vakuse raamatut, aga kirjaraamatut pigem. Ja tegin sellise kaardi. Natukene tahapoole võib-olla halb näha, aga igal juhul, kui te nüüd vaatate, see on siis selline, mis alad ma hõlmasin? Ma hõlmasin alad, mis on siis ajalooline Pihkvamaa. Võtsin kampaga, ütleme, Novgorodi Šeloni viiendiku, mis jääb siis Ilmjärvest, ütleme, siia Pihkva poole. See on kindlasti selline huvitav piirkond. Võtsin kampaga Latkale idaosa, nagu te siit näete, Läti piir läheb siit täis tšuudi, ütleme, osisega kohanimesid. Ja mis selgus, ma olen suuremalt välja toonud just nimelt vaadake selle Pihkva järve ümbruse, eks ole.
ja need, mis on, ütleme siis sellise musta või tähendab sinised mummud, need on siis kõik Tšuu-osisega kohanimed, eks ole, osa nendest on ka hüdronüümid. Aga mis on rohelisega, need on siis Tšuhna, Tšuhno ja nii edasi kohanimed. Väga huvitav piirkond, Liise Moora on kirjutanud sellest oma Peipsi raamatus, näete see Serjotka piirkond seal, see Tšuhonšina. Väga põnev, et neid külasid nimetati Tšuhonšina ja mis on eripära, mida Liise Moora ütleb? Et ta ütleb seda, et need ei olnud hilised väljarändajad. Nad olid just nimelt õigeusku väljarändajad, kes rääkisid, ütleme, sellist võru pärast keelt, nii palju kui ta tol ajal suutis üles kirjutada 50 aastate lõpus, eks ole, 50-ndatel. Ja on ka mõned sellised kohanimed, mis on siis sellised tšuž eesliitega, eks ole, kohanimed siis Pihkvamaal. Igal juhul erinevalt Vassiljevist ja Rahkosest, kes ütlevad, et siin ei ole Tšuud ega Tšuhna liitega kohanimesid. No tegelikult on. Sain 78. Mis ma tahan öelda, on see, et see ei ole juhuslik. Mida see nüüd näitab? On vot iseasi. Kas see näitab, kas need nimed on kandunud meile vanast ajast tänase päevani välja või nad tähistavad, osad kindlasti tähistavad sellist mitte enam etnonüümi, vaid tähistavad võib-olla juba seda lisanime, mis on siis läinud külale. Vot seda me ei tea. Aga minu arvates eriti need Tšuut-tüübilised, ütleme kohe kohanimed on kindlasti tähistavad mingit etnilist sellist, nad on nagu etnilised markerid, mis on võib-olla tänase päevani edasi kandunud. Mis põhjustel, kudamoodi, vot see on nüüd uurimisteema. Nii, väiksed järeldused vahepeal. Pool tundi. Mis me nüüd siis kirjutame, mis me siin mõtleme? Et hulgaliselt Pihkvamaa kesk-lõuna osas on Tšuh osisega paiku, eriti Vihkajärve ümbruses, kattuvad päris paljud just nimelt selle Krasna, Lutsi, aga ka see, mis ma teile ütlesin, Serjotka ja mitte ainult, vaid kui te teate, mis asi on see Haniva või Rämeda piirkond, eks ole, kus tegelikult on hilisemal ajal ju üles kirjutatud nii luterlikku Eesti asustust, aga kui ka õigeusklikku Eesti asustust. Aarents oli vist viimane 1941-2, kes sellest kirjutas. Ja loomulikult, mis on veel huvitav, on see, et Krasna, setod ise ütlevad, et see Sudamaa kõrgustik, kui te teate, kus see asub. Näitan kuskil. Siin. See olla pärimuse järgi setod sealt pärit. Või vähemalt setod ise on öelnud, et see on nende päritoluga seotud selline koht. Piirkond. Sudamaa. Vaadake, kui huvitav nimi iseenesest, eks ole. Sudamaa. Nii. Siis kindlasti Petserimaal Tšuut kohanimed asuvad teatud etnilise, mis aja etnilise, aga igal etnilisel piiril ja arhiiviallikad osutavad, et kindlasti vara ja uus ajal võib-olla ka elas piirkonnas arvestatav hulk Tšuude ja Tšuhnaasid. Vähemalt mina niimoodi arvan. Nüüd õudne lugu, paks tekst. Hakkame siis vaatama. Tuntud arheoloog Harri Moora, professor, tema ju uuris nii Vadjalasi, kui kirjutas Vepsaste kohta, kui kirjutas asustuse kohta, ütleme siis Pihkva Peipsijärve taga. Ja kindlasti tema ütleb, et ta 56. aasta selles etnilise ajaloo raamatus ta ütleb ühest küljest, et kas need Kagu-Eesti hõimud kuulusid siis Läänemere-soomlaste idarühma või Tšuudide hulka või paiknesid nende ja Põhja-Eesti hõimude vahel. Ta nagu jätab natuke otsad lahtiseks. Siis loomulikult Paul Ariste, meie tuntud keelemees, eks ole, kes siis 68 kirjutab, et tõesti, et Tšuudid oli iseseisev Läänemere-Soome hõim, pange tähele Läänemere-Soome hõim, eks ole. Ja ütleb ka, et nende keel on tänaseks peaks kadunud. Minu omaaegne kolleeg Priit Ligi läks Estoniaga õhja.
ta kirjutas päris põhjaliku sellise ülevaate just nimelt sellest juudi temaatika uurimisloost. Soovitan lugeda Keeles ja kirjanduses 1980. Ja tema siis ütleb, et olid varakult venestunud Läänemere saame hõime. Nüüd Riho Grünthal, see, mis ma teile ütlesin selles kirjatöös, ütleb, et see on seal just nimelt see Peipsi ja see Ilmjärve kanti, võt see vaheline piirkond on see juudide ala tema arvates. Peipsi ja Ilmjärv, ehk siis Šeloni viiendik Novgorodimaast ja Pihkvamaa, eks ole. Nüüd väga palju saami temaatikat uurinud Pekal Sammallahti ütleb, et tema oli üks esimesi, kes juba 1977 ütles, et Lõuna-Eesti keelepõruk eristus esimesena Läänemere soome keeltest. Tänasel päeval ütlevad seda juba väga paljud keeleinimesed, keeleuurijad. Et just nimelt see Võro-Seto tänasel päeval, see keelepõruk oli esimene, mis eristus. Et väga huvitav. Pronksiaja lõpul, tänapäeval öeldakse, et see on natuke varane, et võiks nagu mingi 1000 aastat hiljem olla. Nüüd, mida ütleb siis Tiit Rein Viitsoo? Tema ütleb, et kindlasti saab seostada neid keelekultuure just nimelt tekstiilkeraamikaga. Me kohe jõuame varsti, miks ma seda rõhutan. Ja Silvelaulja Elisabeth Richter, kes siis üks on siis arheoloog ja teine siis uuris ka väga palju seto temaatikat, eks ole, oma töödes. Põhiline oli tal see venekeelne väitekiri. Ja ütlevad, et tõesti, et on väga palju just ühisjooni sinna Mordva poole, just nimelt Ersade poole, eks ole. Et Silvelaul, kes on uurinud väga palju seda Siksela kalmistut seal Kagu-Eestis, eks ole. Ja just nimelt selle materjali põhjal, nende tekstiilide ja kogu selle ehtesüsteemi põhjal koos Heiki Valguga avaldasid raamatu juba pärast Silvia surma, ütlevad seda. Ja see on väga huvitav. Ja nüüd, eks ole, Heiki Valk 2009 Setomaa koguteos nr 2 ja Valter Lang oma tuntud siis eestlaste juured, eks ole, oma tuntud raamatus 2018 ütleb siis niimoodi, et nende arvates on Setomaa ja Võrumaa erinevus siiski nagu nii oluliselt suur, et Heiki eristab seal just seda pikkeabaste kultuuri, et see erisus eristab võrukesi ja setusid. Elame näeme, äkki on tal õigus. Ja nüüd Karl Pajusalu, meie tuntud keeleuurija, ütleb siis niimoodi, et kindlasti on meil sarnasusi Kagu-Eesti keelepruugil sarnasusi nii Mordva keeltega, aga ka saamidega, mis on väga huvitav. Et lugege Setomaa koguteos 3, see on kõik kirjas. Nüüd võtame nüüd uuesti sellised teooriad, mis ütlevad, et tegelikult need džuudid ei olnud üldse mitte soome-ugrilased, vaid nad olid sellised Uurali kas varase asustuse rahvas, mis on siis tänaseks päevaks assimileerunud, eks ole, Novgorod ja Pihkvamaal, eks ole. Ja tema ütleb, et nad ei rääkinud üldse Läänemere soome keeli, vaid mõnda muud nüüdseks kadunud Uurali keelt. Ja siis 2011 ta jätkab, et toob välja eraldi, näete, seal on, ta võtab siis ütleme sellise, tema arvates nende džuudide selle järve sõna tähenduse järgi eristab siis lääne-ida džuude. Ütleme otsa välja, et see teooria ei ole veel leidnud kinnitust, aga igal juhul see on jäänud nagu õhku. Ei ole keegi ka seda ümber lükanud. Siis Ante Aigio, üks saami päritolu keeleuurija, kohanimeuurija, tema ütleb, et keelelised tunnused osutavad mingile muule soome-ugri, aga ta ei välista ka näiteks Lääne-Uurali keelele. Et nad ei olnud tema arvates ka, arvab, et ei olnud üldse Läänemere soomlased. Ja Rahkanen 2013 ütleb, et just nimelt, et Läänemere, et ühest küljest just nimelt see afrikaatide muutus, et Läänemere Soomes ühtemoodi ja Uurali keeltes teistmoodi. Sellised seisukohad siis. Nüüd arutelu ja see arutelu on pikk ja põhjalik ja keeruline. Et just nimelt on Petri Kallja juba 2014 ütleb, et on Alg-Läänemere soome keel on eristunud, eks siis sisemurdeks ja rannamurdeks ja sisemurre on just see esimene, see Kagu-Eesti piirkond, eks ole.
ja Valter Lang ütleb, et tema arvates ka, et see kuulus hoopiski Lääne-Uurali veeharusse. No tal on selline kaart, kus ta näitab, kuidas et nooled tekstiilkeraamika kultuur tuli sealt Moskva juurest. Üks läks siis ülevalt sealt nagu sealt Laadoga ja ütleme Narva jõe poolt ja teine läks siis sealt kaarega natuke siit Väinajõe suunast, eks ole. Ja siis siin jäid siis või nad kohtusid siis nende varaste selliste Lääne-Uurali tüve inimestega või siis esimene varane asustus oli nii, et osa inimesi jäi sinna maha ja siis tulid need Läänemere soomlaste, need tekstiilkeraamika kandjad. See on tema teooria, võib-olla tõesti. Nüüd Valter ütleb ka näiteks, et see sama pikkapäste kultuur, mille üle venelased on vaielnud viimased 150 aastat. Nemad ütlevad, need on krivitsid, need on venelased, mis iganes. Krivitsid äkki ei olnudki venelased, hoopis baltlased venestanud, eks ole. Et igal juhul mõni vene uurija võitleb tänase päevani Putini kõrval selle teooria eest. Et kindlasti on seal mitmeid osiseid, kindlasti on seal Balti osist, kindlasti on seal Läänemere Soome, kindlasti on seal ka mingit varast slaavi osist, eks ole. Aga igal juhul väita seda, et see kõik on nagu slaavi värk ja Tartu kuulub ka vana-vene riigi koosseis, palju õnne. Et igal juhul, kui me ütleme, Valter arvab, et need pikkevaste kultuurikandjad ei olnud üldse mitte Läänemere soomlased, vaid just nimelt need uurali keelt kõnelevad inimesed, eks ole, kes tänaseks päevaks on siis kadunud. Ja nüüd Karl Pajusalu ütleb, et Lõuna-Eesti hõimukeel on see idapoolselt säilinud variant, kus on just nimelt püsinud väga vanad sellised sõnavaralised jooned. Et ma täitsa usun teda. Ja ta on uurinud ka neid keelesaari ja ta kirjutab väga põnevalt just nimelt selles Setomaa koguteoses number 3, mida mul kahjuks kaasas ei ole, aga kindlasti leiate seda kuskilt. Ja mis nüüd ütleme siis Võru instituudi uurija Evar Saar ütleb, et tema arvates algne Läänemere Soome elanikkond venestus Petserimaal või seal piirkonnas ja hilisemad Lõuna-Eesti keelt kõnelevad sisserändajad tõid nagu keele tagasi ja ta ei välista samas, et säilis ka mingi vana põhi. Ütleme kohanimede põhjal ta seda võib tõesti järeldada. Edasi. Nüüd toome välja nagu 3 sellist põhilist asja. Mis me siis vaatame? Kes mida ütles ja kuidas ütles? Tšuudid olid Läänemere Soome idarühma esindajad ja setode otsesed esivanemad. Moora Aristo Ligi. Tšuudid olid eraldi seisev tänaseks assimileerunud Läänemere Soome hõim. Kaljo, Pajusalu, teatud määral ka Saar. Või siis tšuudid olid lääne tšuudid, mitte Läänemere soomlased, kelle järeltulijad on setod, kauged järeltulijad ja hiljem on keeleliselt Läänemere soomestunud. Rahkonen, teatud määral Lang ja ka Aigio. Siin on üks kaart, mis on koostatud siis tuntud selliste keeleuurijate, kohanimeuurijate Toporovi ja Trubatšovi poolt Grünthal ja Rahkonen 2013 ja nemad ka seal eristavad nii lääne kui idatšuude. Aga ma ütlen kohe ära, see on teooria. Nüüd, mis me siis nagu kokkuvõttes ütleme? Kokkuvõttes ütleme seda, et vaadake, setade kultuur ja selline kultuuriline pärand on niivõrd eripärane siiski. Me välistame siin hilised, ütleme, slaavi või vene laenud, ka Eesti laenud, eks ole, on see folkloorik keelepärand on nii eripärane, et siin on piirkonnas on säilinud ka vanema keelekihistuse jooni. Kindlasti saab siin tõmmata paralleele ka sinna Vadja ja Vepsamaa poole. Heiki Valk on sellest kirjutanud, kuidas need kaubateed läksid nagu sealt Pihkva järve tagant, et ütleme Vepsamaast, Vadjamaast kuni Seto aladeni välja, kuni Liivi Väinajõe suudmeni välja. Väga huvitav selline teooria. Ja mis on siis kindlasti, et ei saa välistada, Evar on seda öelnud, et ei saa välistada, et just nimelt Petserimaa hüdro ja KKK toponümid on algselt olnud soome-ugri pärased ja osa neist võivad olla säilinud tänase päevani. Meil on tõesti mingi hulk selliseid eriti hüdronüüme, mis võiksid olla säilinud just nimelt sellest varasemast keelekihistusest. Nüüd,
mis veel? Džudid ei pruukinud olla Läänemere soomlased, kuid nende mõju setode keele kultuuripärandile on tuntav just nimelt, kui me võtame viimase aja Karl Pajusaru uurimisi, mida ma teile soovitasin, siis tõepoolest, seal on päris palju asju. Ja kokkuvõttes, kuigi uuringut on tõesti on väga palju teooriaid, neid teooriaid on kümneid, siis igal juhul jääb küsimus setode päritolust ja nende seosest ajalooliste džudidega lahtiseks. Me ei saa mingil juhul väita, et nad oleksid, et setod on tänasel päeval, eks ole, nende kadunud džudide otsesed järeltulijad. Pigem on see protsess on keeruline, siin tuleb kaasata kindlasti DNA uuringud, siin tuleb kaasata kohanime, toponüümika, arheoloogia, folkloor, keelepärand, ehk siis see on, nagu öeldakse, mis ingliskeelne sõna on see teaser või? Et igal juhul on see nagu reklaam. Et see teema on nii põnev. Kõik. Aitäh, väga huvitav ettekanne. Arvan, et kindlasti tekkis küsimusi. Kas kõik on nüüd selge? Koju ära. Et mingeid küsimusi ei tulegi. No nii, ole hea, ütle nimi ka. Nii Arvis tähendab, kui nüüd vaadata neid kaarte, siis tuleb muidugi kohe meelde, et siis kui natuke ida poole veel minna, siis on juba merialased olnud ja muramalased ja nii edasi. Kas... Ja, just täpselt, nii et oled sa seda mõelnud selle peale, et... Ma olen lugenud, ütleme siin erinevate nii soome kui vene keeleuurijate nagu töid ja teoseid. Nad on eristanud just nimelt väga palju seda merjapärast toponüümikat. Ütleme see pall ja poll lõpuosisega, eks ole, liitega, lõpuliitega, need kohanimesid ja nii edasi. Aga kui ma nüüd hakkasin vaatama, mul on pikk tabel nendest Pihkvamaa nimedest, on ju, ka hüdronüümidest, et kui ma nagu vaatasin, et mida seal seesama Valeri Vassiljev on nagu eristanud, et võiks olla siis mõned sellised kohanimed, mida ma siin ei käsitlenud, just nimelt hüdronüümid näiteks, võiksid kindlasti olla teatud paralleele. Neid ei ole palju, aga neid on. Et jah, kursis. Seal on need merelased, muramlased, mišerlased, aga eriti huvitav ja eriti palju seoseid. Ja just nimelt, kui te näiteks loete seda raamatut, see Setomaa rahvarõivad, mida ma soovitan, siis seal tuleb välja just nimelt selline päris suur sarnasus ersalaste ja setode rahvarõivaste vahel. Ja see ei ole juhuslik. Nii, kas sa siis mitmed on väitnud seda, et päris kaua kestis mingisugune kontakt kuni mordvalastest läbi merialaste kuni suurideni? See oli kuskil muinase lõpuni ja võib-olla isegi ka kuskil seal 13-15 sajand veel teatud sellised asjad on, aga vaata, siis tuleb vahele see, et see suur tubli Moskoovia tuleb ette. Et siis teatud ajal need kontaktid katkevad. Ma ei välista absoluutselt. Aga ilmselt päris kaua säilisid siiski mingi. Võib täitsa olla. Ütle nimi ka. Mina olen Rein Mägi, aga Peipsi järv eesti keeles. Vene keeles on Tšutskoja ozero, on või? Aga kuidas need sõnad Peipsi ja Tšutski, kuidas nad nüüd nii kokku lähevad? Täitsa muu asi. Peipsi on nii vana nimetus, et me isegi ei tea, mis see tähendab. Et Peipsi järve kohta on arvatud erinevaid teooriaid, et ta Naariste ütles omal ajal, et see on mingi meie eelne asustus, kes siin selle nime pani talle. Tänaseks peaks on arvatud, et seal on leitud nii Balti etümoloogiaid kui ka, ütleme, slaavi omasid on pakutud, kui ka, ütleme, see Vadjamaal on näiteks Peipia järv. Ei tea, ei oska. Meie kohanime raamatus, müügil ei ole praegu, on püütud sellele, Peeter äkki kirjutas, Peeter Päll, et on püütud nagu seletust leida. Äkki saamlased leiaksid? On meil saamlased. Pskovskaja ozero. Pihkva järv, Pskov, vene keeles on Pihka, Pskov, Pskovskaja ozero. Pihkva on Pskov. Pihkva nimetus on arvatavasti tulnud hoopis Pskova jõe järgi.
ehk Pihkva jõe järgi. seal on ju Velika ehk siis Pihkva Emajõgi ja siis see kõrvalharu, kus see kromm vahepeal on veel siuke kindlus, Pihkva Pskova jõgi tuleb siis nagu siis see parempoolne lisajõgi. see linn Tver, ta vahepeal oli Kalinin. nüüd võeti Tver tagasi. Nüüd Kaliningrad võiks olla ka Tvergrad, siis see on jama. Ei, no see oli nali, kõik naeravad. Anu Ausenberg, mul on hirmus kiusatus meenutada ka neid Savolotši tšuude ja sellest, vabandust, ehk siis eesti keeles veelahkme tagused tšuudid ja kunagi mind huvitas kangesti see pool sajandit tagasi küll just nimelt see Läänemere Soome idapiir ja siis ma hakkasingi sealt kaugemal poolt siis otsima neid ühendusi ja tegelikult on siis Komimaal, see on see suur vana Permimaa, Jarmia, mis ulatub tõepoolest siia Läänemere soomlaste asualadeni ja seal on siis Komide praeguse asuala läänepoolses osas on väga palju tšuudnimesid, siis veel seal lõuna pool ütleme siis juba põhja, Permikomid ja põhjautmurdid, seal on ka sellised arheoloogilised sarnastele hõimudele iseloomulikud kohad, nii et ma tahaksin kangesti, kiusatus on veel see 4. versioon, päritolu versioon, öelda, et tšuudid olid siirdehõimud Põhja-Venemaal, siis küll soome-ugri päritolu, aga selline ülemineku suur territoorium Läänemere soomlaste ja siis juba ütleme siis Permi hõimude vahel. Jah, aitäh. See 10% sellest minu tööst. Et Enn Ernits Tartus tegi mulle etteheite juba, miks ma ei räägi Siberi või nendest Urali või Komimaa tšuudidest, eks ole, üldse ma ütlesin, et ma ei jõua rääkida. Et see on nagu mingi 3. raamatu teema, eks ole. See selline kiht neid tšuude seal mitte ainult Komimaal, vaid ka ütleme seal kuskil Urili mägedes või ka ütleme isegi Siberis ja ka Lõuna-Siberis. Mare Piha rääkis mulle, et ta käis seal Hakassias välitöödel ja siis need kohalikud räägijad, ma ei tea, mingid onud võtsid viina ja siis, et kus sa pärit oled? Eestist. Eesti, mitte midagi ei ütle. Peipsi arv. Nad ütles vene keeles. Tšutskoja osara. Meil on ka siin need tšutskija kopa. Eks ole. Ja see tähendab seda, et just nimelt, et see on siis, ütleme, kas siis nagu tšuude peetakse sellisteks nagu, mis see Kääbiku filmis on. Komimaal on ka need. Või siis see, et tšuud peale klaasa, eks ole, või tšuud peale zemljušlo, et kõik need, see kiht, see pärimuskiht on niivõrd tugev ja seda on nii palju, ma ei julge seda puutuda. See on uskumatu, aga ütleme nende pomooride kohta, selle Arhangelski piirkonna kohta ja alates Kargopolist kuni sinna kirde poole, siis kadunud vene keeleteadlane Matvejev, kes avaldas 4 suurt kapitaalset teost Russki Sever, ehk siis Põhja-Venemaa kohanimede uurimisest, toob välja just nimelt, et seal on segunenud, ütleme, seal on elanud siis nagu saamid, seal on nagu seda neenetsi jälge, seal on neid soome-ugrilasi, ja veel tšuudid ka, eks ole. Vene arheoloogid arvavad, et see oli mingi Läänemere Soome võim, aga me ei tea seda, on ju. Nii et see on hästi huvitav teema. Nii, äkki siis võtame viimase küsimuse, ja ütle oma nimi ka. Mul on 2 kommentaari, mida mõlemad saab võtta ka kas-küsimusena. Need tegelikult sealt nagu tuleb. Esimene puudutab nüüd seda Tšuudi, Tšuhnaa nime, tähendab, kas siin ei ole ikka selles asi, et üks asi on nüüd see, mida see nimi on kunagi tähistanud,
ja kas ta on nüüd mõni rahvas, mõni hõim on ise nii kutsunud või on naabrid teda kutsunud, see on ka veel teine asi. Aga aja jooksul on see asi muutunud. Täpselt nii nagu Läänemere soomlased hakkasid, eks ole, sakslasteks nimetama neid kõige rohkem saadaolevaid sakslasi Saksimaalt, aga me räägime ka sakslastest Baieris, sakslastest Šveitsis ja Elsassis ja nii edasi. Ühesõnaga, et see nimi on edaspidi laienenud. Ja siin on vist, kas ei ole sama lugu, et see alguses, üks asi on see, kust see nimi pärineb ja mida ta võib olla alguses tähistanud, mis õigus. Aga hilis keskajast peale ja kindlasti uusajal see tšuud ja tšuhna on tähistanud lihtsalt Läänemere soomlast tervikuna. Eelkõige slaavlaste ja muude poolt. Mind on ka tšuhnaks sõimatud. Mul ei ole Lõuna-Eesti juuri üldse. Nii et see on muutunud lihtsalt üldisemaks terminiks. Ja ma arvan, et siin on kaks ise asja. Ja teine puudutab nüüd seda, mis oli päris ettekande alguses, kus oli seal Setumaad puudutavaid kohanimesid, mida on kasutatud, siis üks nimi minu arustes on sealt nagu selgelt puudu. Ja see on nimi, mida ei osata nagu eriti kuhugi paigutada, ometi ma praegu peast ei oska nüüd viidata konkreetsetele autoritele, on Talaba. Tähendab, kõigepealt, eks ole, need samad, see on ka Henriku kroonikas kenasti olemas, lätlased on muidugi püüdnud, et Lätit võimalikult laiendada, on seda nime kasutanud nii, et isegi Ruhja linnas oli Talaba söökla Vene ajal, millel tegelikult Talabaga mingit pistmist ei ole. Aga see Lõuna-Sakala oli, eks ole, hiljem Läti asutus saanud, neil oli aasta kuidagi nimetada. Aga tegelikult see Talaba on just nimelt, ütleme, suur Setumaa koos Ida-Võrumaaga, Aluliina kihelkond ja mis siin ühesõnaga see sama, millest juttu siin oli, eks ole, see kõige varem eristunud Läänemere-Soome B keelerühm asulalt tähendab Talaba saared on siiamaani järel ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Paulo-Priit Voolaine oli ilusti, salvestas luutsidelt, kui küsiti, et kust te siis pärit olete, aga me tulime Talaba järve takast. Nii et ühesõnaga see on selles mõttes on ta nimi, mis suure tõenäosusega ongi tähistanud seda Seto ja Võru kultuuri tervikut, seda rahvast. Võru on üldse hiline, kui see mõistlik ei oleks seda tollast Võru maakonna tekitajad piisavalt jootnud, siis me räägiks praegu üks Koiula maast. Nii et see on ka hiline. Aga ühesõnaga, et see on, ma arvan, ka ikkagi üks nimi, mida peaks puhtalt siis vana Setu või suur Setuga seostama. Aitäh. Ma hakkan lõpust pihta. Suurlätlased ütlevad ikka, et see on Tolava maakonna järgi, et see Talapski Ostrava, et nagu jah, see Truusmaa pakkus välja, et see on sõnast talb, eestikeelne sõna, aga no mis asja. See on piirkond, mida nimetatakse kohati ka obozerjeks, ehk siis järveäärne piirkond. Omaette teema, seda Talapskit on üles kirjutatud ka Kraasnast minu mälu järgi, et väga huvitav igal juhul. Aga nüüd selle esimese küsimuse kohta, et ma jälle teen reklaami, see Lõuna-Eesti Keele Kultuurikeskuse väljaanne, et sealt nagu pikemalt saab vaadata. Aga ma ütlen niimoodi, et vepslasi kutsuti näiteks 20. sajandi alguseni tšuudideks. Teine asi, kindlasti see algkroonika järgne 859-862 tšuud Kiievis, Võškorodis oli, nagu öeldakse, selline tegelane nagu Tšudin, Kiievi linnapea, mitte Klitško, Tšudin hoopis. Tal oli vend Tukve, no kõik teavad, kes oskavad natuke Kagu-Eesti keelepruuki ja Tukve tähendab tukev, kõva vend. Ehk siis, ja vaadake see asi ka, et ju Vene vürstid viisid neid tšuudasid võib-olla Novgorod Pihkva juurest oma lõunapiiride kaitsele.
nüüd 11-13 ma arvan, et on nimetatud väga paljuski eestlasi, tšuudideks, Tšudjereva, no tšuud pašlo, Jaroslav, eks ole, Tartu, kõik värgid, et samas, kui me vaatame näiteks neid 1069 Vožani, eks ole, vadjalased, kes siis ründasid, kujutage ette Novgorodi 1069, mis pühaduse teotus, siis neid vadjalasi on ka, kes see oli, kas Lebedev või üks vene uurija, kes just nimelt see tšutša, ehk siis see N on ka seda uurinud, N Erints, et just nimelt see Vadjamaa läänepoolne ots vastu, ütleme meid, Eesti Ingeri omal ajal, et seda nimetati tšutša, Bogõstõv tšutše, eks ole. Nii et see tšuudi toponüümika, see tšuudi, ütleme, sõna tähendus on loomulikult ajas muutunud ja mingi hetk on ta kindlasti asendunud siis selle tšuhna või tšuhnaga, millel on siis see halvustav tähendus. Muideks tšuhnadeks ja tšuhnadeks nimetati mitte ainult eestlasi ja setosid, vaid ka soomlasi. Nii et just, jah, võib-olla tõesti. No, ütlesin küll, et viimane, aga nii auväärne inimene soovib küsida midagi. Ma ei soovi üldse küsida, minu mälu lihtsalt ulatub kaugele. Ja kui me Marja Joalaidiga, Pille Kippar olen ma, kui me Marja Joalaidiga sõitsime Vepsamaale 75. aastal, siis sõitsime läbi niisugusest külast nagu Sjogla küla. Tollal oli siin majas direktor Endel Sõger ja siis me saime aru, et tema küla on seal. No see on üks niisugune lugu, aga siis seal me läksime Lõuna-Vepsa, Tihvinist läbi Jefimovskojast ja sealt oli siis 60 kilomeetrit läbi Pori veel Arskahti, kus naaberkülas oli päris hea muinasjutu jutustaja. Marjaga koos käisime ja leppisime õhtul kokku, et ta jutustab meile homme. Ja sellel homsel läksin mina üksinda selle Iro Mamsi juurde, Irina Jefimovna, mis ta oli. Ja küsin tema käest, rastvõtja, tere, ja ma sain aru vepsa keelest, aga ma ikka rääkida päriselt ei osanud selle 3 nädala jooksul. Ja küsin, et hakkame siis lindistama, panen mikrofoni ette ja tema hakkab rääkima mulle vene keeles. Tuttavat muinasjutu, tema kokku lepitud muinasjutu. Mina ütlen, ei, et bepsaksi. Ты сама говори по-чухарски. Ühesõnaga, kui mina pöördun tema poole po-čuharski, siis tema räägib mulle ka po-čuharski. Aga kui mina pöördun tema poole vene keeles, siis tema räägib vene keeles. Aga see tšuhna on siin sees. Sellepärast ma ütlen tolle kohta, et ega ma ka ütle ka võro keelen ei kõnele. Пушкин nimetas seda oblast приют убогого чухонца, убогого. See tähendab vaene ja niisugune alandav natukene mõiste. Приют убогого чухонца. Poltavi. Aga nüüd sellega on siis need küsimused lõppenud. Teeme suure aplausi Arvisele. Anname üle väiksed kingitused.